Kui te olete dokumendi eelvaatega, ehk siis printimise eelvaatega kontrollinud, et dokument näeb välja just selline, nagu te soovite, siis järgmine samm on dokumendi printimine. Dokumendi printimise jaoks tuleks failmenüüst valida käsk prindi ja nagu te näete, on siin ka ära toodud kiirkombinatsioon, milleks on Ctrl+P. Klõpsan selle käsu peale ja nüüd avatakse teile siis printimisaken. Ja siin tuleks siis teada järgmise asju. Esiteks sektsioon printer on see, kus te näete kõiki installeeritud printereid, muide nende hulgas ka erinevaid rakendusi ja ka PDF printerid, juhul kui teil on olemas. Teine nii-öelda osa või sektsioon, kus tuleks siis oma eelistused ära määrata, on vahemikud ja koopiad. Ehk siis kõigepealt, milliseid lehekülgi te soovite printida. Kui jätate kõik leheküljed, siis prinditakse terve dokument. Kui määrate siit, et ainult leheküljed, mis on teie poolt määratud, siis need tuleks siia ära nimetada. Võite kasutada sidekriipsu, näiteks 1–5. Võite eraldada erinevaid lehekülje numbrid komadega. Aktiivne valik on ainult juhul, kui te olete eelnevalt enne printimise akent siis mingisuguse osa tekstist selekteerinud, teinud aktiivseks. Siis on see valik siin aktiivne ja te saate printida ainult selekteeritud osa. Ja kindlasti on printimise puhul oluline, et kas te soovite ühte ainust koopiat või te võite siis vastavalt seda arvu muuta. Näiteks, et mul on nii mitu lehekülge ja ma soovin iga lehekülje kohta just nii mitu koopiat. Ja kui te olete nüüd siis kõik oma sätted siin ära pannud, siis seejärel võite klõpsata nupul prindi. Ja printer hakkab siis printima ja dokument peaks välja nägema just selline, nagu te printimise eelvaates eelnevalt olete kontrollinud ja näinud.